kuidas toereaktsioonid vasakpoolsest mudelist parempoolsesse mudelisse koormusteks saada. Et miks seda teha? Kaks praktilist näidet. Üks variant on, et tahad plaatvundamenti arvutada, aga ei tahad arvutust kiiresti teha, ehk siis nagu ülejäänud hoone analüüsimise pealt aega kokku hoida. Ja või siis teine variant, et saadad lihtsalt teisele insenerile info, et üks insener teeb maapealse osa, teine teeb maa-aluse osa. Ja selleks on siis kaks varianti. Täna räägime mõlemast. Freeloads ja teine variant on nodal align loads, et võrdleme neid, mis on eelised, puudused mõlemas variandis. Teeme mudeli lahti. Algne mudel on selline. Panen mõõdud ka peale. Nii, vaatame koormusi. Omakaal. Siin on siis lisaomakaalukoormused, kasuskoormus ja lumekoormused. Siin on kombinatsioonid. Ja kui nüüd vaadata toereaktsioone, siis need näevad välja sellised. Et nüüd hakata neid üheviisi sinna teise mudelisse viima, et arvutada siis maa-alust osa või plaatvundamenti, et see on kindlasti väga suur ja tüütu töö. Aga õnneks meil on olemas import support reactions funktsioon, millega siis oluliselt aega säästa. Kuidas see siis toimib? Kõigepealt meil on vaja tekitada nii-öelda siis mudeli projekti kaust. Selleks läheme siia Global Centerisse. Ma olen selle juba teinud, aga ega siin muud ei olegi kui create new project või connect folder as project ja siis see kaust, kus sul see mudel on, saab siis selleks projekti kaustaks ja selle uue mudeli, kuhu me siis need koormused tahame saada, paigutame samuti sinna kausta. Et siis nad leiavad kohe üksteist üles ja see import on võimalik. Nii, siis soovitan kohe niimoodi teha, et mitte uut mudelit alustada, vaid panna fail, save as ja tekitada uus mudel. Sellepärast, et meil on load case'id siin olemas, need peavad olema uues mudelis samas järjekorras. Ja samamoodi ka meil on siin kombinatsioonid juba tehtud, et meil ei ole mõtet ju kõike jälle uuesti hakata sisestama. Teeme siis niimoodi, panen file, save as. Nimetame toereaktsioonide impordiks selle mudeli. Või tegelikult paneme koormustega mudel. Lihtsam jälgida. Peidan need mõõdud ära ja kustutan üleliigse maha. Tegelikult ka neid tugesid pole mul vaja. Ja nüüd lähen siia alla, siin on load wizards, import support reactions. See ei oleks üldse aktiivnegi, kui mul ei oleks seda Global Centeri kaudu ühendust tehtud. Teen lahti. Ja siin küsibki, et millisest mudelist, muidugi sul võib ju neid mudeli versioone mitmeid olla, siit saad valida, siis objektid, siin ongi siis kaks varianti, manually või freeloads, kõigepealt vaatan freeloads'i, need on siis vabad koormused, nad ei ole joontega seotud ega ei ole punktidega seotud, vaid on lihtsalt koordinaatide järgi paigutatud. Ja siis loading. Võime panna automatically või manually, aga automatically saab kohe aru, et load case 1 peab minema load case 1 ja siin me natukene võtame reaktsioone maha, et mind tegelikult huvitavad ainult need vertikaalkoormused ehk siis Z-koormused. Kui ma ei eksi, siis siin vist sai niimoodi, et siin peaks saama niimoodi teha, et hea küll, las olla. Teen selle ära. Jätan ainult setid alla, alles.
nii, vähem segavaid faktoreid, panen okei okay.. ja nüüd tuli siia selline pilt, küsimärk. ja kui ma panen nüüd selle mudeli arvutama, siis ta tegelikult paneb selle teise mudeli arvutama, et sealt need toereaktsioonid kätte saada. ta ütleb, et mu mudel pole toestatud, aga mind ei huvita see, ma tahan lihtsalt neid koormusi kätte saada. ja näete, juba tulidki need koormused siia. Self-weight, permanent, imposed ja snow, kõik on olemas. vaatame kombinatsioone. küll üksteise peal ilusasti. ja kui me nüüd selle koormuse sisse läheme, 2 lõpsu peale, free concentrated load. siin näeme, et ta mõjub nagu projektsiooniga. ehk siis siin natuke veel seletan pärast, mis see tähendab. ja kõikidele pindelementidele on praegu määratud. tekitame ühe, mul on siin see töö tasapind, ma panen ta 0, 0, 0 koordinaatidesse, panen ta nähtavaks ja tekitame siia ühe plaatvundamendi. lihtsalt üks 200-ne plaat. las olla need materjalid, nagu siin on. nii. toetame plaadi ära, 2 lõpsu plaadi peale, support, new surface support, paneme X suunas 1000 vedru, ka 1000 ja siia paneme 10, paneme 100 000. 100, siin läks vist juba miljon. nii. ja failure if negative contact stress, ehk siis ta saab üles tõusta. okei. ja nüüd teeme testarvutuse omakaalukoormustega. kas toimib? tõepoolest, arvutus toimis. vaatame, kuidas välja näeb. ja väga kena näeb välja, nii nagu oleks arvanud. nüüd rääkides nendest projektsioonidest, et mida see projektsioon siin tähendab, et kuna siin on peal assign to all surfaces, niimoodi me ta importisime, siis võib juhtuda selline asi, et kui sa siia nüüd, oletame, et sul on näiteks mitte ainult plaatvundament, vaid see on tegelikult hoopis keldri vahelagi ja siis selle all on omakorda plaatvundament, näiteks kopeerime ta allapoole. siis tegelikult see projektsioon nii-öelda mõjub mõlemale plaadile ja kui ma nüüd panen arvutama, siis tegelikult mõlemad plaadid deformeeruvad samamoodi läbi. et peab olema ettevaatlik. seda muuta, siis on vaja see import siis nii-öelda lahti ühendada, disconnect ida. Need mõlemad deformeeruvad täpselt samamoodi, sellepärast et see projektsioon on aktiivne ja kõikidele pindadele paneme undo. kui ma näiteks paneks parem klõps disconnect, siis ma saaks siin valida ühe pindelemendi ja seda on võib-olla kõige lihtsam siis muuta siin, kui ma lähen tabelisse loads, free concentrated loads, eks, ja siis siin korraga näiteks panen, et surface number 1 ja free line load samamoodi. ja mõned võib-olla nüansid veel, et kui ma nüüd näiteks, kui nüüd siis rääkida sellest, et kas sellele projektsioonile ka veel mingeid probleeme võib esineda, siis üks on näiteks läbisurumine. et kui mul on free concentrated load, siis ta tegelikult ei tuvasta siis nii-öelda seda läbisurumiskoormust. ma võin seda demonstreerida, panen
base data, add-ons, lülitan stiil välja, panen concrete sisse. nii, mul on see node siin, ma jätsin noded alles, aga tegelikult ega neid ei olnud vaja alleski jätta, et see pre-concentrated load tuleb ikka üle. aga paneme siia 2 lõpsu nodele peale näiteks. all on punching disain olemas. kõik on nagu hästi, panen OK ja siis lähen concrete disaini alla input ja siin näitab, et ma lülitan disain all välja ja ma valin näiteks ainult selle node, millele ma punching'u panin. siis ta ütleb, et see on not valid. esimene probleem on see, et okei, et võib-olla tal ei ole siis mõõte, et mis posti suurus on, et ta ei saa aru sellest, tal ei ole infot, kuna siin ei ole varrast, siis ei ole ka seda mõõtu. siis üks variant on seda support'i alt määrata, aga meil on ju support on meil pindelemendil. teine variant on siis minna siia ULS-i setting utesse ja define loaded area for type column rectangular ja 0,4 korda 0,4 ehk siis 400 korda 400 post. nüüd ta mõõtu teab, aga millegipärast on ikkagi not valid. jama on selles, et punching design ikkagi tahab, vähemalt sellistes kohtades tahab ta nodal load'i ehk siis punktkoormust ja ma saan nüüd tegelikult selle programmi natukene nüüd ära trikitada, et kui ma võtan new nodal load siit ülevalt, panen sellele elemendile mingisuguse pisikese jõu peale, -1 kilonewtonit, okei, näete, ta siia ilmus. ja nüüd ta millegipärast ütleb mulle ikka not valid. tegelikult nüüd ta peaks aru saama. vaatame korra, kas see number 1 node on siin olemas. ikkagi millegipärast ei lase mul arutada seda. tean miks, mul ei ole ju sarvust määratud. impordime B500B sisse, unustasin selle ära. paneme 12-sed võrgud. okei. no näete, nüüd ta ilmus siia do disaini alla. nüüd korra kustutan ta maha. nüüd on not valid, panen undo, see -1 kilonewtonit läheb uuesti peale ja nüüd on do design on täidetud selle node numbriga ja võimalik on teha concrete disaini. paneme käima, vaatame, mis juhtub. ja tõepoolest design ratios on nodes, näeme, et arvutus tehti ära. siin saame tulemusi ka vaadata, on nodes lahti, VED. skaala on väga käest ära, teeme väiksemaks. Bind node, teeme niimoodi, nii 808,01. ja kui ma võtan siis combination 3, lülitan need koormused sisse, mis siis teisest mudelist tulid ja arvutame need kokku, nüüd 358,5 pluss 205,8 pluss 220,5 pluss 22 peaaegu ja siis tegelikult ju mina panin juurde veel selle -1 ja varuteguri koos on see 1,2 ehk pluss 1,2
ja näed, ta tulebki täpselt see 808 kilonewtonit, ehk siis lihtsalt see väike pisikene petukoormus nii-öelda parandab selle probleemi ära, et kui ma nüüd kõikidele nendele nodedele selle petuka koormuse panen, siis mul on läbisurumise arvutus võimalik. et selline väike trikk teadmiseks. Siis proovime veel ühte asja. et kui me ei tee freeload sidega, vaid impordime kohe nodelt nodele no, nodal load'id ja line load'id. ma teen nüüd hästi palju undo'd. ma tegelikult ei tee ka, ma lihtsalt muudan selle, kustutan maha selle siit, impordin uuesti. nii on kõige lihtsam praegu ajalises mõttes. New load wizard ja seekord ei pane mitte freeloads, vaid manually. ja alguses ta pakub kohe kõiki nodesid. kui need, siin on nüüd oluline see, et need peavad match ima. ma kopeerin nad ümber. siin jällegi vaja natukene sättida. nii, ja vaatame, mis juhtub, kui ma nüüd impordin, panen okei. nii, paneme, teeme lihtsalt self-weight'iga testi. nii, tulemus on sama, ainult et näete nüüd, kui ma panen 2 klõpsu siia, siis see on nodal load ja need on line load'id, ehk siis nüüd mul seda läbisurumisprobleemi ei teki, nad on kohe punktkoormused. siin on ka tegelikult üks probleem, et kui ma alustan seda mudelit natuke teistmoodi ja need numbrid, nodede numbrid ei lähe kokku. näiteks kui ma teen praegu siin niimoodi, ma valin kõik need elemendid, teen pildi ka, et kuidas need koormus või need palju, millised väärtused praegu on. ma valin kõik elemendid, lähen tools, renumber, automatically ja täiesti suvalt nummerdan need noded ja line'id üle. ja ütlen, et first number on näiteks 1000 ja 1000, siis nad kindlasti ei kattu, panen okei. nii, vaatame numbreid. Numbering, need on sellised numbrid. ja nüüd, kui ma lähen siia toereaktsioonide mudelisse, siis hetkel ta saab sellest aru, aga kui ma oleks nüüd nagu nullist tulnud, selekteerin uuesti, panen okei, et siis ma saan juba erroreid, et okei, et siin midagi ei klapi, arvud on valed. no alustame sellest, et võtame need jooned siit ära. okei, ei sobi. Siis võtame need nurganoded ära. okei. ja ikka on neid rohkem. ilmselt siis ka need keskel siin. okei. ja vaatame, kuidas siis pilt välja näeb. nüüd juba nägime, et ütles, et joonte pikkused ei klapi, noh, see tähendab, et koormus praegu hakkab üle minema valelt joonelt, pikalt joonelt lühikesele. näete, juba on mingisugused anomaaliad siin, eks, need suured ka nurgas on suur koormus ja asjad ei lähe kokku.
ehk siis, kui sul on selline olukord ja noded on täiesti suvaliste numbritega, et põhimõtteliselt, kui ma nüüd kopin sellest teisest mudelist need noded siia, siis nad ei pruugi ka samu numbreid võtta. Et kui meil on suured mudelid, siis need noded ja numbrid võivad olla täiesti suvalised, et kopin ühest teise, siis teises mudelis ta alustab jälle ühest, number ühest. et siis oleks vaja teha mõlemas mudelis renumber. näitan, kuidas see käib. tõereaktsioonide mudel, alustame siit. valime siis need alumised jooned ja alumised noded. Tools, renumber, automatically, alustame näiteks, paneme X, Y, Z, positiiv, positiiv, positiiv ja alustame 5000-st. okei. panen numbrid sisse. 5000, 5001, okei, seivin mudeli ära. Jess. ja nüüd teen siin samamoodi, täpselt samade setting utega renumberi. Automatically 5000, 5000 ja jälle X, Y, Z, positiiv, 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 okei. nii, ja nüüd peaks olema, no nüüd üks probleem ikkagi tekib, siin on need nurganoded ka, panen korra undo. ma tohin ainult select ida neid nodesid, mis neil on päriselt koormused, need pean välja jätma. nii, ja kui ma nüüd impordin, võtan joontenumbrid ka igaks juhuks üle. jooned jäid renumberimata, ma selekteerisin nad välja. ja nüüd mul peaks olema nagu perfect match nende imporditavate nodede numbrite ja ja tundub, et veel ei ole, ma pean tagasi minema korra sellesse teise mudelisse. tõereaktsiooni mudelisse, ma numberisin need jooned valesti. siin olid need segavad jooned. ma nüüd selekteerin need uuesti. teen renumber. nii, nüüd peaks olema klapp. Jess, save in ära. Lähme jälle siia toereaktsioonide wizardisse. ja nüüd siis peaks olema korrektne. kopin selle ja kopin need siit. tundub, et ikka mingisugune error on. korra läheme tagasi. teen kogu kupatusele uue renumberi.
Need kurjamid seal segavad mind, nad nurganoded, neil ei ole tugesid. Nii, ja proovime nüüd. Ehk siis siin mingisugune mismatch ikkagi on. Nurganoded siin ikkagi segavad, pean uuesti tegema. Nüüd peaks klappima. Okei, lõpuks ometi sain klappima ja paneme arvutama. Et see ongi see probleem nende selle nii-öelda nodelt nodele ja line'ilt line'ile importimisega. Et see renumber imine toimib, aga pead olema hästi ettevaatlik, et mida sa täpselt renumber'id, ehk siis ainult neid elemente võib renumber'ida, mis on päriselt toega. ja nüüd näeme, et jällegi nüüd on asjad õigesti kõik. 127, 127, 145, 145. et nüüd on jälle kõik hästi, koormused on õiged. Mis ma oleks võinud tegelikult enne teha siin, on see, et visibility all nodes, nodes with support ja lines, lines with support. kui ma oleks niimoodi renumbering'i teinud, siis oleks kohe asjad õigesti olnud. aga jah, niimoodi see toereaktsioonide ülekandmine käib.